Tänast saadet jääb lõpetama intervjuu taastuvenergia projektide arendaja Harri Raudverega. Vestlusajendiks on Tartu Hoiu-laenuühistu hiljutine otsus hakata koondama oma liikmeid, kes soovivad rahastada ühistulist energiatootmist Tartu Hoiu-laenuühistu raames tegutsevasse energiaühistusse. Energiaühistu moodustub Tartu Hoiu-laenuühistu energiahoiusele raha paigutanud hoiustajatest, kes on ühtlasi energiaühistu omanikeks. Energiahoiustena kokku kogutud raha paigutatakse ühistu energiatootmisega tegutsevasse tütarettevõtjasse osaühingusse Eesti Ühistu Energia. Hetkel on Eesti Ühistu Energia omandanud 3 tuulikupositsiooni Sonda vallas Ida-Virumaal. Ehitustööd hakkavad pihta mais 2014. Kõigil, kes soovivad ühistulise energiatootmise käivitamisele kaasa aidata, soovitame külastada Tartu Hoiu-laenuühistu kodulehte aadressil www.ühistupank.ee ja tutvuda energiahoiuse tingimustega. Mis asi on energiaühistu? No energiaühistu juba nimi iseenesest ütleb, et see on moodustis, kus kas siis juriidilised ja füüsilised isikud on koondunud ühise eesmärgi saavutamiseks või elluviimiseks. Tähendab, ja kui toome siia ette sõna energia, no eks ta siis olegi, et energia tootmiseks on siis koondutud, et kas siis toota odavamalt, paremini, efektiivsemalt ja kindlasti peaks nendel ühistu liikmetel olema ka kindel huvi seda teha. Millised võiksid olla need projektid, kus energiaühistu investeerib? No kindlasti on nad meie mastaapi arvestades küllaltki sellised väikesed või väiksemamahulised projektid, mis võiksid olla ühiselt loodud koostööjaamad, kus siis toodetakse soojust ja elektrienergiat. Kindlasti võiksid olla tuuleparkide projektid, ühiselt püstitada mõned tuulegeneraatorid, mis siis ühelt poolt oleks ka nendele ühistu liikmetele väga kindlad ja konkreetsed, näiteks pensionisambad, erinevalt mingisugustest abstraktsetest pankade poolt pakutatavatest fondidest, aga need oleks siis selgesti mõõdetavad, sellepärast et sa näed seda tootlust, sa saad seda käega katsuda, sa magad, tuulegeneraator töötab, iga ringiga tekib lisaväärtus, iga ringiga on sul võimalik saada täiendavaid ressursse iseenda tarbeks. Ja see on kindlasti väga positiivne, nähtavalt juba selles suhtes, et Euroopas on ja ka mujal maailmas on see küllaltki levinud viis raha kogumiseks ja akumuleerimiseks. Ei hoita raha pangas, vaid paigutatakse seda väga konkreetsetesse valdkondadesse ja üheks kindlasti selleks valdkonna vormiks ongi seesama ühistu. Milline see tootlikkus võib olla? Kas need projektid nüüd, mõned võivad olla suuremad, kolossaalsed, mõned natuke odavamad? Milline see tasuvusaeg või tootlikkus või selline võiks olla üldse sellistel projektidel? No ütleme nüüd näiteks, kui me lähtume klassikalisest ärimudelist, et kui 30% kas või on omakapital ja võib-olla seal 70% on laenukapital, kui me räägime nüüd suurematest projektidest, nad ei peagi olema väga suured projektid, aga keskeltläbi 20-25% on omakapitali tootlikkus. Nii et ma leian, et see on tunduvalt parem, efektiivsem, isegi siis, kui ta on 15%, on ta tunduvalt efektiivsem ja tunduvalt parem, kui näiteks hoida oma raha pangas. No see on oluliselt parem, isegi 6% on tegelikult täna väga hea tootlikkus või 5%. Ja kui ma räägin 15 ja 25, see on ju meeletult hea. Ja ütleme ka näiteks niimoodi, et ka sinu osak või osalus nendes projektides on ka võõrandatavad, mis tähendab seda, et need ühistu, ma ei oska seda öelda isegi, kuidas seda nimetada, ühistulisus või see kapital, mida sa oled ühistusse pannud, kui ta toodab sulle tulu, on selles suhtes likviidne, et sa võid seda ka alati müüa ka kõrgema väärtusega, kui sa tegelikult oled sinna sisse panustanud, sellepärast, et ta teenib su pealt kasum. Siis mingi börs juba tekitada? No aga tegelikult ta oma olemuselt aga selline on, et see on selline väga minu pärast mõistusepärane alternatiivne olukord üldse tänases finantsmaailmas või selles majandusruumis, kus meie täna elame. Aga miks neid veel ei ole tekkinud? See on ju igati hea idee, tootlikkus suur. No ma ei tahaks nüüd, ma tahan jah, ma hakkangi spekuleerima, et kõik oleks asi täiesti selge. Just nimelt selles valguses vaadatuna meie seadusandja ei ole ette näinud energiaühistuid kui juriidilist isikut või juriidilist keha. Kogu töö käib Eesti Energiale alla ja Eesti Energia monopoolse seisundi
kindlustamisele ja sellepärast on ju ääretult halb, kui keegi odavalt suudab ise energiat toota, siis Eesti Energia ju kaotaks praktiliselt väga palju oma kliente, kes täna on ju sunnitud Eesti Energiale maksma kontrollimatut hinda elektri eest. Sellepärast, et on väga huvitav ja omapärane vaadata nüüd näiteks küsimusi, mida siis ka põlevkivi ostjad on või pretensioone, mida põlevkivi ostjad on esitanud ka Eesti Energiale, põlevkivitööstusele, et ise tarbitakse niinimetatud väga odava hinnaga põlevkivi elektrijaamades, välja müüakse teda hoopis teise hinnaga, tunduvalt kallimalt, kuigi loogiliselt võttes peaks olema see hinnatase enam-vähem sama ja sellepärast tulebki nüüd niimoodi, et elektri omahind on hästi madal kunstlikult, sellepärast ei saa ka teised elektritootjad tulla normaalselt turule ja Eesti Energia ristsubsideerimiste kaudu võtab enamuse raha tarbijate ja lõpptarbija käest läbi võrgutasude. Nii et kui need olukorrad muutuvad siin riigis, ma väga loodan, et kunagi hakatakse nendele asjadele andma õiglasi hinnanguid, siis võib juhtuda ka see, et nende energiaühistute töö ja tegevus muutub ajapikku veel palju efektiivsemaks ja paremaks, kui ta tegelikult täna on või võiks olla.